Vabandage, kas te ei ütleks, kus siin asub lähim teadete büroo? No küll on aga täna ilm. Lausa kõrvetab. Teadete büroo? Jaa. Kõlatasin kuskil siin samas metroojaama lähedal peaks olema. Täpselt ei tea. Tõesti ei tea. Vabandage siis, et ma tülitasin. Pole midagi. Oi, no on alles ilm. Viluski oma 30 kraadi ja... Või mis te ei arva? Küllap ta nii võib olla. No küll autab. Selle peale tuleb kindlasti üks kõva sahmakas häikese vihma. Juba augusti lõppaga. Ikka veel niisugune kuu. Ja kõike head. No vaata, Serjoža, jälle sa tilgutad jäätist särgi peale. Vanaema, tohib teid korraks tülitada? Mind või? Jaa. Andke andeks, kas te elate siin kandis? Kuidas siis? Muidugi siin. Näe, maja paistab üle tee. See kahekorruseline kollane. Näe, seal. Näen. Kas te ei ütleks, kus asub lähim teadete büroo? Kui otsid mõnda tänavat, ütle, aga saadan sind ise kohale. Ei, tänavat ma tean. Ma otsin ühte inimest. Varem ta elas siin samas 3. Sakolnikil. Nüüd aga on see maja lammutatud. Ma tahan küsida teadete büroost tema uut aadressi. Et maja on maha lõhutud. Nüüd käib see ju kiiresti. Lähed poodi, on maja. Tuled tagasi enam põle. Teie siis ei tea öelda, kus siin teadete büroo asub? Sõbra pärast ära muretse. Kindlasti sai ta uue korteri. Kõigile antakse, kus siis temagi. Aga teateid saab, näe, sealt. Väljaku taga on haigla. Ilus suur haigla. Ja seal samas värava ees on putka, kus öeldakse sulle kõik, mis iganes tahad. Tänan. Tervist! Mul oleks vaja teie abi. Mis teid huvitab? Tahaksin teada saada ühe inimese uut aadressi. Perekonna ees ja isa nimi? Perekonna nimi on Gei. Arkadi Ivanovitš. Sünniaeg ja koht? Sünniaasta 1824, 5. juuli, Kaljasini linn. Olete kiuslikult käinud seal? Ei. Ei ole? Oi kahju. Ilus vana Volgaäärne linn. Me Arkadiga oleme mõlemad seal sündinud. Mis te arvate, kus võiks olla teie sõbra praegune elukoht? No aga seda ma teie käest teada tahangi. Varem ta elas siin lähedal 3. Sakolnikil, maja number 17, korter 2, aga nüüd on seal kohal 12-korruseline hiiglane. Kontrollime andmed üle. Gei Arkadi Ivanovitš, sünniaeg 5. juuli 1824. Sünnikoht Kaljasini linn. Varem elas 3. Sakolnikil, maja number 17, korter 2. Õigus? Andestage, ma tegin nalja. Sünni aasta pole mitte 1824, vaid 1924. Kena koht naljatamiseks. Mingi on palav nagu praahjus, teete veel nalja. Mitte eriti vaimukas. Tulge 10-15 minuti pärast tagasi. Veel kord vabandage, kukkus rumalasti välja. Ma olen praegu oma mõtete ja tegemistega 19. sajandis. Hästi. Istuge senikaua kusagil vilus. Ärge nüüd pahandage. Küll ma ootan. Jäätis, osti üks jäätis, kuni pole veel sulanud. Jäätis. Palun üks jäätis. Missuguse võin teile anda? Puuvilja või koore? Selle, mis maitsvam on. Maitsvam? Tähendab puuvilja. 48 kopikat. Palun. Tänan. See on kõige magusam ja kõige maitsvam. Jäätis, ostke jäätist, kuni see pole veel sulanud. Jäätis. Vabandage, tütarlaps. Väga hea, et te tulite. Ma tahtsin teid juba ise kutsuda. See on teile? Jäätis? Jaa. No teil on nagu nii palav ja peale selle tehakse veel inetud nalja. Tänan. Tagasi ma tahtsin teid aga kutsuda sellepärast, et andmed, mida te vajate, on juba olemas, isegi adressaadi telefoninumber. Käib teile aga kähku, aina imesta.
Küll on Moskvas lihtne inimesi leida. Ütle ka nimi ja paari minuti pärast on kõik teada. No päris nii see ka just nüüd ei ole. Teega oli lihtsalt teine lugu. Harukordne kokkusattumus. Ma töötan siin juba 2 aastat, aga niisugust juhust pole mul veel enne olnud. Millest te räägite? Te otsite Kei, Arkadi Ivanovitši. Ja just 10 minutit tagasi küsis üks tütarlaps seda sama aadressi. Seda sama, Kei Arkadi Ivanovitši. Näete, tema nõudeleht on siin. Ainult, et sünniaastat tema ei teadnud, aga vana aadress, näete? See sama, vaadake ise. Jah, tõepoolest see sama, jah. Ma helistasin keskusesse ja palusin Kei Arkadi Ivanovitši uut elukohta. Sealt imestati, et miks mina 2 korda järjest ühte ja sama küsin. Siin see on Beljajevo, Pogorodski, 5. mikrorajoon. Kohe ma juhatan teile, kuidas te sinna sõidate. See on niimoodi metrooga Kaluga jaamani. Sealt edasi bussiga number 175 või 195 koolipeatuseni. Kus see tütarlaps praegu on, kes teda otsis? Peaks varsti tulema. Näete, sealt ongi. Tuleb just haigla väravast välja blond helesinises kleidis. Kuulge, palun, olge nii kena ja esitlege mind temale. Hästi. Mul endal on kuidagi ebamugav. Kas olete mu küsimusele juba vastuse saanud? Siin see on, palun. Tänan väga. Nägemiseni. Üks hetk meil. Siin oli imeline kokkusattumus. See kodanik otsis just täpselt sama aadressi, mida teiegi. Sama aadressi? Seda sama Arkadi Ivanovitš Keit. Kas te tunnete teda hästi? No, juba 45 aastat. Saame tuttavaks. Mina olen Vera Smirnova. Ma töötan selles haiglas õena. Väga rõõmustav. Dmitri Dmitrijevitš Šilov, õppejõud. Ma elan Kaljasinis. Te pole kohalik? Ei, ma olin siin ainult puhkusel. Täna sõidan ära. Kahju. Kas teil on veidi aega? Tahaksin teid natuke kinni pidada. No, kui just natukene... Ma pean veel Arkadi Ivanovitšiga kohtuma ja poes käima ja üht-teist ostma ja... Aga kui see saladus ei ole, miks teie teda otsite? Pole siin mingit saladust. Isiklikult ma teda ei tunnegi. Tema aadressi palus Sofia Lvovna Pojarõšnikova, meie haigla osakonna juhataja. Lähme, ma tutvustan teid. Tal oleks selle üle väga hea meel, sest teie saate teda aidata. No, mis siis ikka, kui te arvate, et ma saan millegagi aidata? Palun, lähme siis. Üks hetk, ma oleksin peaaegu unustanud. Kui palju ma teate eest võlgnen? Kas te siis ei maksnud juba? Ei. Te lasete ennast kergesti tüssata. Pole ime, niisugune haruldane juhus ajab peas kõik sikamini. 30 kopikat. Aha. Palun, kõike head. Tänan, nägemiseni. Ma hakkan vist taipama. Arkadi oli teie haiglas. Ei. Andestage, et ma teile midagi lähemalt ei räägi. Las Sofia Lvovna ise jutustab kõigest. Kas siis tema tunneb Arkadi Ivanovitši hästi? Selles just asi ongi, et ka tema ei tunne teda üldse. Maria Kimovna, palun ulatage üks valge kittel. Sofia Lvovnale on külaline. Mantel jätke riidehoidu. Palun, number. Aha, tähte. Valge kittel on siin. Portfelli võite samuti ära anda. Ega ta siit kuhugi kao. Tänan. Aitäh, Maria Kimovna. Vabandage, jätan teid nüüd natukeseks üksi. Lähen ütlen Sofia Lvovnale. Oodake tema kabinetis. 5. uks paremal. Hästi. Vabandage, kas see on doktor Pojarõšnikova kabinet? Seesama. Ootate vastuvõttu? Jah. Kui tahetakse haiglasse panna, ärge vastu vaielge. Ja kui mind Rjazanis siia toodi, arvasin, et südamega on päris läbi. Aga tuli välja, et asi ei olegi nii hull. Sofia Lvovna on tubli arst, et tunneb oma tööd hästi. Sealt ta tulebki. Sofia Lvovna, ootasin teid. Teil on ju praegu protseduuride aeg. Mis kell on? Mõni minut 12 läbi. Minge siis kiiresti, homme räägime. Selleks ajaks mõelge välja ka põhjus, miks teile füsioteraapia vahele jätsite. Sofia Lvovna. Minge. Nägemiseni, homme. Hea küll. Tere. Tervist. Teie olete Arkadi Ivanovitš Keit tuttav. Ja, Šilov. Väga rõõmustav. Pojarõšnikova.
Palun, astuge kabinetti. Tänan. Palun võtke istet. Ma avan akna, siin on väga ummune. Vabandage mind veel hetkeks. Hallo? Pavel Pavlovitš, miks konditsionaator ei tööta? Kompressor mind ei huvita. Jätta niisuguse kuumaga haigla konditsioneeritud õhuta. Tead, mida see tähendab? Ma ütlen veel kord, kompressori jutt mind ei huvita. Kõigepealt hoolitse kirurgi osakonna eest. Teil on ka 1000 toimetamist. Ja mis parata, minu töö on juba kord niisugune. Vabandage, et me teie aega viidame. Veera ütles, et sõidate juba täna ära. Ma püüan teid mitte väga kaua kinni pidada. Pole viga. Lubage, et ma esitan teile mõned küsimused, sest enne kui langetada diagnoos, tuleb võimalikult palju teada saada. Professionaalne uudishimu. Professionaalne tarvidus. Niisiis, kas te tunnete Arkadi Ivanovitš Keid hästi? Arkadit? Jaa, hästi. Juba lapsepõlvest. Õppisime ühes klassis. 42. aastal läksime koos rindele. Kei oli siis ka rindel? Oli. 42. aasta detsembris ta sai haavata. See juhtus Kandalakša all Põhjarindel. Me olime ühes rühmas. Pärast seda meie teed läksid lahku. Kui sõda lõppes, läksin mina Kaljasinisse tagasi. Temaga tuli Moskvasse. Kus ta töötab? Teaduslik uurimisinstituudi peakonstruktor. Projekteerib ja juurutab tootmisse keemiatööstuse uusi seadmeid. On tal perekond? Jaa. Naine on teaduste kandidaat. Tütar käib koolis. Tähendab, kõik on hästi. No, nagu meil kõigil. On ta teie sõber? Sõber. Aga... Nüüd minu viimane küsimus. Kas te Irina Sergejevna Kastetskat tunnete? Elab Voronežis, on seal muusikakooli õpetaja. Kastetskaja? Jah. Ei tule meelde. Vist ei tunne, ma kuulen seda nime esimest korda. Ma kohe selgitan teile, miks ma teid siia kutsusin. Sellest on nüüd umbes 1,5 kuud möödas, kui Kastetskaja meie osakonda tuli. Väga sümpaatne naine. Tõsi küll, kinnisevõitu iseloomuga, nukker. Aga mille üle ta peakski rõõmustama niisuguse diagnoosi puhul? Kahjuks taipan ma meditsiinist üsna vähe. Ma ei mäletagi, millal ma viimast korda polikliinikus käisin. Olge õnnelik, et tervis on korras. Olete ehk lugenud arstist kirjaniku Amossovi teoseid? Ei. Kahju. Siis oleks teil kergem mind mõista. Nüüd lühidalt. Kastetska tuli meie juurde raske südamekahjustusega. Täna teda opereeritakse. Ma ütlen teile ausalt, see on väga raske operatsioon. Kui hästi see meil õnnestub, on raske ette arvata. Aga edasi lükata pole ka mingisugust õigust. Haigus on liiga kaugele arenenud. Operatsioon algab kella 2 ajal. Aga Kastetskal pole ühtki sugulast. Tal ei ole mitte kedagi. Umbes 10 päeva tagasi saatis ta kirja teie sõbrale. See tuli tagasi. Näete? Siin see on. Ümbrikul on sidejaoskonna tempel, adressaat lahkunud. Sellepärast ma saatsingi Veera teadete büroosse, et ta uuriks välja uue adressi. Nii on lood. Jaa. Teate, see on ainus kiri, mille ta on kogu haiglas viibimise aja jooksul kirjutanud. Samuti pole ta ise ühtki kirja saanud. See on nii-öelda ainus niit, mis ühendab teda välismaailmaga. Just sellepärast mulle tundubki, et sellel peab olema Irina Sergejevna jaoks mingi eriline tähendus. Muuseas, operatsiooniga nõustus ta kergesti. Võib öelda, et isegi liiga kergesti. On see siis halb? Halb? Tead, Irina Sergejevna on lugenud Amossovit. Andsin need raamatud tal ise. Tähendab, et ta teab oma olukorda. Aimab, mis teda võib oodata. Ta on tark naine. Kui kõik hästi läheb, tuleb tal lamada haiglas veel mitu kuud. Pärast seda antakse talle vähemalt teine invaliidsusgrupp. Aga mõistate mind? Tema paranemine oleneb suurel määral tema psüühilisest seisundist. Mõistan.
loodan, et teie sõber saab teda aidata, teda ja meid. Sellesse kirjasse on mul väga suur usk. Kahjuks ma ei tea, mis seob Kostetskajat Arkadiga. Kuid ma olen kindel, et ta teeb kõik, mis võimalik. No kuidas saakski niisuguses olukorras teisiti? No ei tea, kõike võib juhtuda. Siin on vaja erilist taktitunnet. Arkadis ma olen täiesti kindel. Ja katsetama igal juhul peab. Te kohtute täna Arkadi Ivanitšiga? Kindlasti, kui ta ainult Moskvast ära ei ole sõitnud. Ta käib tihti komandeeringus. Kui te teda näete, palun andke see kiri talle edasi ja jutustage kõigest, mida teate. Kuid sundida teda midagi ette võtma ei maksa. Niisuguses olukorras peab inimene ise otsustama. Ja kui teda momendil Moskvas pole, jätke see kiri talle postkasti. Hästi. Ma kohe kirjutan sellele uue aadressi. Nii et oleme rääkinud. Hästi. Niisiis Irina Sergejevna Kostetskaja. Igaks juhuks kirjutage üles minu telefoninumber. Helistada võib hommikul kella 9 kuni 7 õhtul. Kõige kergem on meil leida pärast kella 4. Märkige üles, palun. 016 56 31. Tänan. Operatsiooni tulemustest ma kuulen samal telefonil. Proovige helistada ja juhul, kui ma ei vasta, helistage osakonda. Täna on seal valves vanemõde Irina Korotkova. Palun kirjutage üles see telefon. 016 56 17. Nii, suur tänu. Palun, mille eest te mind tänate. See on juba minu töö. Ja, ma kohe tulen. Valmistage ette 3. laud. Nii, ma peangi minema. Väga meeldiv oli teiega tutvuda. Kiri on siin. Vabandage, kas te lubaksite mul siit helistada? Jaa, palun. Kõigepealt valige 8, alles siis linnanumber, see on sisetelefon. Tänan. Palun. Nägemiseni. Nägemiseni. Ma püüan teha kõik, mis võimalik. Hallo? Vabandage, kas Keide korter? Jaa. Marina, sina? Mina? Tere, Marina. Ma ei tundnud sind kohe häälest äragi. Onu Mitja räägib. Sinu isa sõber. Mäletad mind? Ei tea. Ei mäleta. No muidugi, mis siin imestada. Sellest on möödas ka juba 4 aastat, kui mind viimati nägid. Siis sa õppisid 5. klassis. Elasite veel Sakolnikis. Juba 2 aastat tagasi kolisime sealt ära. Teie olete siis seesama onu Mitja, kes isaga koos sõjas oli? No, muidugi. Tundsid ära. Noh, kuidas sul siis koolis läheb? Pole viga, 3 ei olnud. Oled juba mõelnud, kuhu minna edasi õppima? Ei tea, 2 aastat on veel aega mõelda. Isa tahab, et hakkaksin õppima keemiat. Aga ema? Mis tema sellest arvab? Ema kutsub enda juurde bioloogiat õppima. Ta töötab nüüd juba 3. aastat ülikoolis. Ülikoolis? No vaata, kui tubli. Aga sina ise, mis sind ennast kõige rohkem huvitab? Ei tea, kõik huvitab. Ma õpin inglise keele kallakuga koolis, 5 ainet õpetatakse inglise keeles. Oi, tubli. Alice Imedemaalt oled lugenud? Ei. Suveks anti meile klassiväliseks lugemiseks Mark Twaini jutustused. Järgmine kord, kui ma Moskvasse tulen, toon sulle Alice Imedemaalt kaasa. Marina, kas isa on praegu komandeeringus? Ei, ta käib nüüd seal võimalikult harva. Ta pühendab kõik õhtud autole. Auto? Teil on siis nüüd auto? Ja Žiguli, kirsipunane. Ema ikka ütleb, et see tuletab teile kirsimoosi meelde. Marina, sa ütle mulle isa töökoha telefoninumber. Ma pean täna ära sõitma ja tahaksin väga teda näha. Palun, 021 92 87. Ainult helistage kohe. Kella 1-2 on tal lõuna. 021 92 87. Tänan, Marina. Kui ma järgmine kord Moskvas olen, ma tulen teile kindlasti külla. Tervita oma ema. Hea küll, nägemiseni. Nägemiseni. Ja ma kuulen. Oodake üks hetk, palun. See ei lähe läbi, ma juba ütlesin teile, kui on vaja, tuleb kas või 10 korda ümber teha, selge? Ja ma kuulen teid.
Küll sa oled kuri vennas. Ehmatasid mu päris ära, ma ei tea nüüd, kuidas alustadagi. Kuulge, kes seal räägib? Sa siis ei tunne. Kaška! Arkaša! Oot. Mitja! See oled sina? Tere! Kuule, tuled nagu välk selgest päeva. Ma olen juba 6. päeva Moskvas. Ja pole mulle varem helistanud. Tead ju, kuidas ma võin vihastuda. Terve nädal Moskvasin mulle õigi põgupõgu. Alles täna ma sain teada su uue aadressi. Peale selle mul oli siin palju tegemist, et päevad läbi istusin raamatukogus. Ja vabandada sa oskad. No hea küll, rehabiliteerin. Sellest on juba 2 aastat möödas, kui sa Kolnikist ära kolisin. Ja ma käisin seal vaatamas. Majast pole enam jälgigi. No ega ma lammutamist ei hakanudki ära ootama. Ostsin enne uue kooperatiivkorteri. Tuled mulle külla. Siis näed, kui uhke. Arkadi, kahju küll, aga ma pean täna ära sõitma. Kuidas? Puhkus lõpeb, homme on õppenõukogu. Kuule, Mitja, no see on juba liig. Kuule, ikka sa ei saa elada nii, nagu kõik mõistlikud inimesed. Puhkus, ajal istud päevad läbi raamatukogus. Leidsid endale sanatooriumi. No hea küll, räägime tõsiselt. Mis kell sul rong läheb? 18:35. Jaroslavli vaksalist. Kuule, seda ma tean isegi Jaroslavi vaksalist. Või vihjad sellele, et olen oma kodukoha unustanud. Ei ole vennas, mäletan kõike. Mitja, rongi minekini on veel mitu tundi aega. Siin ikka istume kusagil, mis räägime. Nõus. Kuule, ma lõpetan siin paar kiiret asja ära, siis olen tänaseks vaba. Oleme rääkinud. Ilus. Lepime kokku nii, et kohtume kell 3 Riia metroojaama väljapääsu juures. Sobib sulle? Sobib. Korras. Niisiis pea meeles, kell 3. Nägemiseni. Nägemiseni. Palun, number on siin. Mul olid mantel ja must portfell. Ja, kohe. Saite arstiga kõnelda? Jaa, sain. Küll on ta kena inimene. Südamlik ja alati abivalmis. Tema juurde tullakse teistest linnadestki. Kes vastuvõtule, kes niisama nõu küsima. Teie mantel on siin. Tänan. Te pole kohalik. Ei ole. Aga miks te seda arvasite? Kuidas siis? Nööp on eest ära, portfell raske, küllap olete pannud siia terve majapidamise. Jaa, tuleb ette. Sofia Lvovna on tõesti väga kena inimene. Kuidas muidu? Tema on tõeline arst. No, nägemiseni. Nägemiseni. Mitja! Arkadi, no tere siis! No tere! Tule kiiresti autosse, siin on peatumine kell. Korras. Nii. No mis sa mu masina kohta ütled? Jaa. Marina juba rääkis mulle, et sa oled endale auto muretsenud. Ah, suus. Sellepärast sa siis ei imestanud. Meile Kaljasinis on ka juba mõned niisugused ilmunud. Mis sa räägid? Vaata. Või sealgi on juba mõned meelsikuul. No, mis sa ütled? Küll jõuavad inimesed kiiresti. Kuule, mina tahtsin sinna sõita veel uhkustama. No, oled rahul? Aga muidugi. Ja kuidas veel? Tead, poole aastaga olen juba 20 000 kilomeetrit maha sõitnud. Aga ikka pole veel harjunud mõttega, et see on minu oma. Tipp-topp masin. Tahad, kihutame sellest Volgast mööda? No milleks? Ma usun niigi, et masin on hea. Näed, olemegi möödas. Vennas head konstruktsioonid on mu suur nõrkus. Tead, süda kohe tunneb rõõmu, kui näed mõnda hästi lihvitud detaili. No kuidas siis muidugi läheb? Hästi läheb. Hästi. Kuuled? Ei kuule midagi? Ei. Sind, mingi võõras heli. Nõristab.
paistab, et tuleb vist äikest. Mitte seda ma ei mõtelnud. Parema ratta kuul laager logiseb, no. Küllap on separaator ära tulnud. No kuuled, selgest on kuulda ju. Ma ei kuule midagi. Ise oled sapöör leitnant. Roodus oli seal palju masinaid, nüüd ei kuule mitte midagi. Ja, endine leitnant. See kõik oli ammu. Nüüd ma käin ainult jala. Soo. Aga kuhu mul Kaljasinis ikka sõita on? Tahtsin mootorpaadi osta, aga siis mõtlesin ümber. Miks nii? Teeb liiga suurt kärra. Ja peale selle jalgsi käies näeb nagu rohkem. No ma ei ütleks. Aga pagan see ikka logiseb. Ei aita vist muud, kui peab garantiiremonditöö kaas ära käima. Aga sina oled siis ikka veel poissmees, nii? Mängid ise perenaist? No jah. Mis mul enam muud üle jääb? No, mis sa nüüd? Sul pole sul näda midagi. Vaata, mis sul õlad. Mees missugune. Ma võin sulle isameheks hakata. Jaa. Meie instituudis on sobivaid pruute, kui palju vali ainult. Ausõna. Mis hoone see on? See on uus operassioonukku teatas. Naljakas kell? Jaa, see kell on väga huvitav. Kuhu me siis sõidame? Küllap ma tean, kuhu. Ära kaarda rongile sa hiljaks ei jää. Kuradi taksojuht, hakkab ristteel rida vahetama. Vähe puudusel ka sisse sõidnud. Nüüd sõidavad lohakalt. Kuidas Natašal läheb? Natašal? Jah. Mis ta ikka? Töötab ülikoolis. Teda on oma mükoloogiast nii sisse võetud, et pühapäevetik istub muud kui kirjutuslava taga. Varsti tal saab juba teine raamat valmis. Vaata. Joo. Küll on tubli. Sina ütled, et tubli. Aga mina olen ta näogi ära unustanud. No tuhni muudku raamatutes, selg minu poole. Kohe jõuan pärale. Restoran Pekingit, jah? No ma koos üle. Ja. No võt, kihutame läbi tunneli ja olemegi kohal. Seal saab 12. korrusel suurepärast šlõkki. Istume paar tundi, ajame juttu. Sina mitte töötad siis ikka tehnikumis. Õpetad lastele kirjandust. Ja. Minu kohus on tulevastele põlvedele vaimuvalgust anda. Rilsameelne tegevus endise sapööri jaoks. Aga mis sa siin raamatukogus tegid? Ma kogusin Gribojedovi kohta materjali. No kuhu see Mercedes nüüd trügib? Endal veel diplomaadi number. Milleks sulle puhkuse all Gribojedovit vaja? Ma kirjutan ühte artiklit. Tahtsin panna pealkirjaks 1001 ööd. No, pane siis. Ei saa. Üks artikkel on juba sama pealkirjaga, ainult et teema on teine. Kahju. Intrigeeriv pealkiri. Asi ei ole selles, aga enne kui Tšatski jõudis Moskvasse Famusovite ja Skalasubide juurde, reisis ta 3 aastat. See teebki välja 1001 ööd. Saad aru? Skalasub. Tead, mul on osakonnas üks sama nimeline. Ja, olemegi päral. Nii, kohe leiame koha, kuhu auto jätta ja... Vaata, ega ma paremal seda Moskvitši riiva. Ei, lase aga käia, lase käia. Korras. No ega midagi. Lähme. Arkadi, kas sa pole siis veel lõunat söönud? Puhvetis võtsin kiiruga paar suutäit. No ega siis sellepärast tohi ju ühest heast portsjonist šašlõkist ära öelda. Tule ka, lähme. Oota, mina olen ka juba söönud. No. Istume parem siin ja kõneleme. Keegi ei sega. Kuule, millal me sinuga viimati kohtusime? 68. aastal. Võib-olla sul raha napilt. Sellest pole midagi. Küll mina teen välja, oled minu külaline. Kui sõidan sinu juurde, kostitad sina mind, on ju nii, õigus? Ei no sellegi poolest istume parematus. Siin pole kelnerid ega lauanaabreid segamas. Mulle ei meeldi kogu see restorani toredus. Kuuled, juba müristabki. Kohe tuleb üks äge vihmahoog. 12. korrusel on sul hea pilvi vaadata. Näed siis, kuidas nad seal nagu kanad õuel ringi jalutavad. Huvitav võrdlus. Pilved nagu kanad. Ei tõesti, Arkadi. Jääme parem siia. Siin küll. No ikka oled sa ise moodi, mitte nagu kõik teised. No hea küll, olgu hästi. Et oleks mugavam, panen muusika mängima. Praegu äike segab, aga muidu mängib nii puhtalt, nagu tuleks otse translatsioonist. Mul on sulle üks kiri üle anda. Kiri? Jah, siin see on. Loe läbi. Minu tädilt Kaljasinist. Küll ma pärast jõuan.
no räägi parem endast, kuidas sinul läheb. Ei, loe see kiri kohe läbi. See on väga tähtis. Kui see nii väga tähtis on, kas ma siis loeme? Kuidas see kiri sinu kätte sattus? Ja kus sa Irinat, või kuidas ta nüüd see, kas Tjetskajat tunned? Keera see leierkast kinni. Ma kohe räägin sulle, kuidas see juhtus. Läksin täna hommikupoole teadete büroosse sinu uut aadressi küsima. Seal selgus, et just samal ajal otsib su aadressi Sokolniki haigla kirurgia osakonna juhataja Sofia Lvovna Pojarõšnik. Ma kuulen seda nime esimest korda. Ei, oota, nüüd ära kiirusta. Irina Sergejevna Kastetskaja lamab praegu Pojarõšnikova osakonnas. Täna teda opereeritakse. See on väga raske operatsioon, Arkadi. Isegi arstid ei tea, millega see võib lõppeda. Said aru? See on raske operatsioon. Ja, aga no mida mina saan teha? Kastetskajal pole Moskvas ühtki sugulastega tuttavat. Ta sõitis siia Voronežist. Ainus kiri, mis ta kogu oma haiglas viibimise jooksul on kirjutanud, on praegu sinu käes. Niisiis tervitus Voronežist. Oled seda juba lugenud? No muidugi mitte. Kui mind tänatakse sinni keest, aga mille eest? Ilmselt ei saada sellest isegi aru. Kui sa tead, kui palju aastaid sellest möödas on, kui ma viimati Voronežis oli. Ja kui ma praegu seda Irinat tänaval kohtaksin, ei tunneks ma teda äragi. Ja võin vanduda, et ega tema mind ka mitte. Aga ometi ta kirjutab sulle. No võta loe läheb. No ma ei saa, see on võõras kiri. Kuule, ma luban loe läheb. Aga tema? Kuule, praegu on see naine mulle sama võõras kui sullegi. Ma ei mäleta teda üldse, saad aru, no üldse ei mäleta. Näed, kallis Arkadi. Kuule, ära loe mulle, Arkadi, see kiri on määratud ainult sinule. Milleks pühendada sellesse kõrvalisi isikuid? Kuule, sina oled samasugune kõrvalseisa nagu minagi. Oled end kord juba sellesse loosse seganud, siis suvad sega kuulata. Kuule, nii, kallis Arkadi, on muidugi veider nimetada sind kalliks. Pärast nii paljusid aastaid kestnud vaikimist. Ja ometi ei suuda ma leida ühtki teist sõna, millega oma kirja alustada. Saatus on toonud mind nüüd Sokolnikisse, lehed puudel on muutunud kollasega ja hakkavad langema. Millegi pärast keerlevad nad öösiti minu aknal eriti aeglaselt. Küllap katab praegu sinu vana maja katust just samasugune lehevaip. Ära naera, aga mõnikord näib mulle, nagu oleksime ühe katusse all. Anna mulle andeks, et ma sulle enda olemasolu meenutasin. Lihtsalt mul on saabumas niisugused päevad, kus tuleb tänada kõiki kõige eest, mis sellest, et meie kõik on juba väga-väga kaugel. Kuid ta oli suur aitäh sulle, jumalaga Irina. Mis sa stiili kohta ütled? Pole vaja, Arkadi. No kas sa said nüüd kõigest aru? Mina ei puutu ju asjasse. No jaa, 49. aastal oli meie vahel midagi, no. Pärast seda, kui lõpetasin Moskva kõrgema tehnikakooli, suunati mind 8 aastaks Voroneži Kautšuki instituuti tööle. Irina oli seal, kui ma ei eksi, laborant või midagi taolist, jah. Vabal ajal mängis klaverit. Ta on muusikakoolis õppejõud. Võib-olla. Noh, muidugi mul on kahju, et tal tuleb operatsioon. Aga sa aru, ta on mulle täiesti võõras inimene. Kas sa tõesti arvad, et see sentimentaalne ei muuda midagi meie suhetes? Ütlen sulle nagu oma pihiisale, mina teda ei mäleta. Aga ometi oli ju midagi. Oli ju. Ja midagi suurt. Niisugusel raskel tunnil ta meenutab sind. Kuule, ta pole siin ümbrikul isegi oma aadressi kirjutanud. No näed, vaata, ta ei oota mult ju mitte mingit vastu. Aga sa ise oled ka olnud haavatud, Arkadi. Sa ju lamasid hospitalis. Ja 4 kuud unistasin sellest, kuidas saaks kipsi all oma reid sügada. No ja mis siis? Kuidas, mis siis? Andest. Kas sa siis ei vajanud kellegi abi? Sind ei rõhunud üksindus. Kuule, seal oli haigla personal. Ja hooldamise üle ei saanud nuriseda. Vologda hospidal oli tollal paremate kirjas. Ja peale selle oli seal üks metõde. Ljubaks kutsuti tead punapea. Tema aitas sind. Ja kuidas veel tahtis minuga nii kiiresti abielluda, et isegi mu kargud ei kohutanud teda. Ja mis temast hiljem sai? Hiljem? Tavaline lugu. Läks rindele. Saatis veel 2-3 kirja. Mina kastasin Moskva kõrgemasse tehnikakooli, nagu sa tead. Väljaspool konkurssi. Nagu rindesõdur, jaa. Ja sa oled rahulik, ei. Liiga rahulik. Aga mäletad, kui ma sind tol korral Kanda Laksas sõjaväe laatsaretti tassisin, sina olid teadvuseta. Mõlemad me olime haavatud, ootasime evakueerimist. Meie kõrval sidus õde parajasti ühte madrust.
Poiss hakkas juba siniseks tõmbuma. Poliitjuht ütles õele, et mis teda ikka enam siduda, nagu nii juba peaaegu surnud. Selle peale avas õde madruse vormipluusi nööbid ja näitas. Otse kuulihaava kohale oli tätoveeritud nimi Klava. Ja siis ta sidus haava koos nimega kinni. Ja mis poliitjuht selle peale kostis? Mis tal kosta roomas eemale. Ja, mida kõike sõjas ei juhtu. Mis sa nende tikkudega jändad, näe, välgu Mihkel on siin. Pole viga, küll saab, tänan. Praegu palutakse sinult abi. Kiri on siin, vaata ja ütle, kus on kas või poole sõnagi abi palutud. See ilmneb ju kogu kirjast ning lõpuks sellest, et tal seisab ees raske operatsioon. Kui ta pole tagasi aadressigi kirjutada. Asi ei ole ju sellest, ta ju jätab sinuga jumalaga. See on sulle selge. No hea küll, hästi hea küll. Ma võin ju tema juurde minna, no edasi. Istun voodi äärele. Aga millest me räägime? Ilmast. Kui või peaksin talle valetama, et mäletan hästi kõike ja kahetsen kogu südamest, et ei jäänud tol korral Voronjusesse, ootad sa seda meist? Milleks mina? Kõigepealt on see ju sinu enda asi. Kuule, mul on naine, keda ma armastan, mul on tütar, töö. Ja, auto ja korter. Ja auto ja korter ja mööbel ja nagu kõigil teistelgi ei midagi enamat ja rohkem pole mulle tarviski. Just nimelt. Mitte jätame juba selle jutu. Muidu ma viin talle haiglasse puuvilja, lilli, no kõike, mida neil puhkudel ikka viiakse, aga näha teda, jäeta see. Ma ei taha valetada, olen selleks juba liiga vana. Mitte vanaduses pole asi. Põhjus on hoopis teine. Mina ei tegele kirjandusega nagu sina, sellepärast pole mul ka nii noor hing. Ja keegi peab ka materiaalseid väärtusi looma. Ja püüad oma töövarju peitu pugeda. Miks ma peaksin end peitma? Vaata, kas või seda sama nailon särki, mis sul seljas on. Lumivalge, puhas. Meeldib sulle, jah? Selles on ka minu kätetööd, vennas. No ja näed seda tüdrukut, kes parem seal jookseb. Ma olen kindel, et tal kodus ripub riidekapis mõni sünteetiline jakike. Aga tead sa ka seda, kui palju vaeva nähti, kui neid materjale meil tootma hakati. Enne kui sünteetilise kiutseh käikulasti käisin Tšernigovis ja Salavatis neid asju uurimas lähemalt. No töötasin nagu neeger 20 tundi päevas. Mitja, kuule, tõepoolest, usu mind, mul on sellest Irinast kahju. No aga tal lihtsalt ei vedanud. Ja ka ega meiegi suremata tule varem või hiljem tuleb meilgi siit ilmast lahkuda. Aga elu läheb ikka edasi, teda ei peata ega pööra tagasi ükski võim. Niisamuti ei saa meiegi peatuda, see on ju dialektika. Ja sul on kohe filosoofia valmis. Rolige autost välja, Onud, nii hea on vihma käes. Kuule, tüdruk, sa saad märjaks, tule meie juurde varju. Ma tahan veel kasvada. Kõrgemale kui see maja, pilved päike. Käigu kõik kuradile, mitte vaata, pane missugune ilus tism on väljas. Võib-olla tõesti jooksekin sel tüdruklu järve. Luba mulle, et sa ei saada haiglasse mingisuguseid kingitusi. No nüüd sa lähed juba liiale. Alles ütlesid, et tal pole Moskvas ühtki sugulast ega tuttav. Sul ei ole õigust seda teha. Mis pärast? Viisakuse puudumisi ei saa mind küll keegi süüdistada. See ei ole viisakus, vaid silmakirjatsemine. No haarad kohe sõnal sabast kinni. Mina olen selle poolt, et inimeste vahelistes suhetes valitseks lihtsus. Jah, ma ei saa lubada rohkem, kui ma olen võimeline andma. Sina ka ajad mõistet segi, viisakas osavõtli, kus ei solva kedagi. Kahjuks solvab ja kuidas veel. Luba mulle, et sa ei saada talle mingeid kingitusi. Küll sinul on kalk süda, Mitja. No, olgu pealegi, kui sa nii väga tahad. Kirja ma saadan tagasi, jäägu talle mulje, et adressaat on kadunud. Nii on parem. No hästi, ise tea. Mis kell praegu on? Mõni minutit 6 peal. Ära muretse, rongi väljumiseni vaega. Ma pean helistama. Kuhu sa praegu lähed? Allamäe kohapärast. Oota, kas 2 kopikaline on? On. Kuulen teid. Sofia Lvovna. Jaa. Šilov siin. Ma käisin teie juures täna hommikul. Mäletan. Sofia Lvovna. Kahjuks oli see eksitus. Andsin kirja küll Keile edasi, kuid osutus, et tema polnud see inimene. Kuulete mind? Jah, kuulen. Tema pole inimene, kes võiks Kastjetskajat aidata. Nagu nii on juba hilja. Hilja?
Mispärast hilja? Ma ei mõista. Irina Sergejevnale pole enam kellegi abi vaja. Ei tee sõbra ega ka minu. Kuidas siis? Ta suri operatsioonil. Kuidas? Vabandage. Rohkem pole mul teile midagi ütelda. On teil veel küsimusi? Ei, aga... Nägemiseni. Nägemiseni. Sofia Lvovna. Sofia Lvovna. Tule ruuta, mul oleti läbi märg. Ulata taga istmed mu portfell ja mantel. Mis on öeldud? Mis asja? Ma pean jaama minema. Kuule, tule ruttu Auguste. Anna mu asjad. Mis on juhtunud? Viin su koha. Kuule, vaata, missugune sa välja näed. Anna mu asjad. Küll ma jaama saan. See on juba liig. Roni kiiresti autosse, nii lasema sind kuhugi. Tunneme teineteist juba 40 aastat. Võib-olla. Anna nüüd portfell ja ära kisu mind varukas. Tule autosse, ütlen ma sulle. Ära mängi lolli. Me võime teineteist mitte mõista, meil võivad olla erinevad arusaamised, no palju kui mis. Aga niimoodi lahkuda tead. Hea küll. Vii mind siis jaama. Ainult kiiremini. Küll Kalla. Ütle, mis on juhtunud, kuhu sa helistasid? Haiglasse. Tahad ikka olla viisakas? Või jäta nüüd need naljad, mitte. Räägi parem, mis on juhtunud? Sind see ei puuduta. Aga miks sa ei taha rääkida? Missugusest nupust raadiot mängima keeratakse? Sellest? Sellest.